No tere, teeme täna siis retke teel asuvast kahetoalisest korterist väikse videotuuri. Et hetkel olen siin esikus ja näitame teile täpsemalt, millega tegu on. Et minu taha jääb siis korralik välisuks, punanukk ning videos nähtav esiku mööbel. Esikust liigume siis elutuppa. Elutoast pääseb meil ka rõdule. Rõdult ning köögist ehk siis siit poolt avaneb meil vaade maja sisehoovi, kus toimub ka parkimine. Parkimine on meil tasuta ning elutoast ning köögist tõuseb siis hommikupäike ning õhtupäike on meil siis magamistoast. Ja vaatamegi magamistuba. Et mis on selle korteri puhul väga suureks plussiks on see, et siin on kapipinda väga palju. Et näitan teile seda kappi siin. Siin on meil siis selline ruum. Keskel on meil riiulid. Ja kolmandas sektsioonis on meil samuti pinda päris palju. Et väga praktiline. Samuti on ka suur kapp olemas elutoas. Aga magamistoast siis on meil vaade teiselt poole maja. Nagu saate aru, siis tegu on läbi maja planeeringuga. Vot nii ta on. Räägime ka natukene tehnosüsteemidest. Et siin on vahetatud küttesüsteem. Samamoodi on ka vahetatud veepüstakud ning kanalisatsioonipüstakud. Ja vaatame ka vannituppa ning kööki, kuid ennem näitan teile ka seda elutoa kappi, millest ma rääkisin. Et ka hästi praktiline. Siin pool peaks olema meil siis riiulid. Ja teiselt pool on meil avaram ruum. Vot niimoodi ta on. Ja rääkides veel panipaikadest, siis selle korteri juurde kuulub ka keldris asuv panipaik, mis ei ole küll notariaalselt kinnitatud, vaid välja kujunenud kasutuskorra alusel. Piilume ka vannituppa. Meil on WC vannituba koos. Siin taga on meil siis veemõõdikud. Need on ka vahetatud. Ja selline ta siin välja näeb. Ja viimasena vaatame ka kööki. Köök on samuti praktiline, et mis mul selle korteri juures meeldib, et kui ma võtaksin selle korteri ühe sõnaga kokku, siis ta ongi praktiline. Et siin selline lahtikäiv laud. Samuti on meil olemas ka baaripukid, mis tulevad korteri kaasa, et saate siin süüa teha ja samuti samal ajal siis köögis süüa, kui soovi on. Nõudepesumasin, gaasipliit, pesumasin. Kui te mõtlete, kuidas sinna ligi saab, siis sinna saab ligi, olen ise proovinud. Ning siin siis kraanikauss ja külmkapp. Nagu näete, korter on siis kohe vaba, võtmed kätte notaris. Ja mis siin veel mainida, naabritest vaikselt rahulikud, problemaatilisi inimesi ei pidavat olema. Ühistu toimub hästi ja suures pildis nii ta on. Nii et kui tunnete antud korteri vastu huvi, siis olge hea ja võtke minuga ühendust. Aitäh vaatamast!